Nii, tere kõik see rahvas, siin SVGB raadio. Täna räägime siis kurikuulsa Venemaa Gulagist või Nõukogude Liidu Gulagist. Gulagi süsteemi eesmärk oli peamiselt poliitiliste vastaste ja teiste ebasoovitavate elementide sunniviisiline ümberkasvatamine ning nende tööjõu ärakasutamine Nõukogude Liidu tööstuses ja infrastruktuuri projektides. See erines oluliselt ametlikust propagandaesitlusest, mis kujutas Gulagit kui positiivset panust ühiskonna arengusse ja kuritegevuse vastu võitlemisse. Gulagi vangilaagrites olid tingimused üldiselt väga karmid ja inimväärikust rikkuvad. Vangid elasid ülerahvastatud barakkides, kannatasid alatoitluse all ning olid sageli sunnitud töötama rasketes ja ohtlikes tingimustes. Sageli ilma korraliku riietuseta ja piisava puhkeajata. Gulagi süsteem mõjutas Nõukogude Liidu ühiskonda ja majandust mitmel viisil. See pakkus odavat tööjõudu tööstusettevõtetele ja infrastruktuurprojektidele, kuid samal ajal põhjustas see ka suure inimressursi raiskamise ning rikkus riigi mainet rahvusvahelisel areenil. Gulagi kogemus mõjutas endist vangide elu pärast vabanemist tugevalt, jätmata neile sageli võimalus naasta normaalsele elule. Paljud neist kannatasid füüsiliste ja vaimsete traumade all ning neil oli raske leida tööd ja sotsiaalset integratsiooni. Gulagi süsteemi pärand on jätkuvalt tuntuv tänapäeva Venemaal ja teistes endistes Nõukogude Liidu riikides, millel on jätkuvalt mõju ühiskonnale, poliitikale ja kultuurile. Gulagi kogemus on mõjutanud oluliselt maailma ajaloo taju ja inimõiguste mõistmist, aidates tõsta teadlikkust totalitaarsete režiimide julmusest ja inimväärikuse rikkumisest. Gulagi süsteemi võib võrrelda teiste ajalooliste ja kaasaegsete sunnitöölaagritega, näiteks natside kontsentratsiooni- ja töölaagritega või praeguse Põhja-Korea sunnitöölaagrisüsteemiga. Gulag oli palju, näha praegu punast värvi kaardil. Kui mõnda nimetada, siis näiteks Solovki, Belbaltlaag, Pamlaag, Dmitrijevlaag, Sevostlaag, Norilaag ja lõpuks siis Vorkutlaag, mis oli neist kõige hullem. Aga aitäh, et meid kuulasite ja näeme järgmises raadiosaate episoodis.